Tere tulemast kuulama Konnakasti ja nagu ikka peale iga edukat filmi tuleb keskvarane järg ja nii ei saagi olla meiegi halvemad. Ehk kuumad võtted 2. Tere Marek! Tere! Eks siis jah, lüpsame seda lehme edasi ja. Aga ma annan Marekile kohe sõna üle, sest meil on esimene arvamus on üks kõige pikemaid. Vihjaks võin öelda ka, et meie kõige viimane arvamus on ütleme nende kõige põnevam juba niimoodi. Kõige vastuolulisem võib olla või? Jah, niisugune huvitav. Spicy. Aga ma annan sulle üle, sest Kaarlits kuulaja varuna kannatusse, see arvamus on üks kõige pikemaid ja see inimene on tõesti võtnud ikka aega, et seda välja kirjutada. Nii, ma annan oma parima, et nüüd ette lugeda. Games Workshop omab seamängude valdkonnas ebatervet monopoli, nagu Wizards of the Coast D&D RPG mängude valdkonnas, kus niigi väikese mängija baasi puhul koondub suurem osa mängijaid ühe mängu ümber. Kuna ajaline ja rahaline lävi alustamiseks on sedavalt kõrge. Selle tagajärjel valitseb mängumaastikul innovatsiooni ja valikute asemel stagnatsioon. Hunnikus kindla peale minekuid, valikuid ja reeglite ning lisakomponentide plout, et lävendit veelgi tõsta ja inimesi ühe mängu ökosüsteemis hoida. Väiksemad alternatiivid võivad olla mudeli agnostilised, tasuta ja reeglite innovatsioonidega, aga sellegi poolest ei õnnestu neil turule murda, kuna Games Workshopil puudub huvi turu jagada. Kui GV ei hoiaks turuliidri kohast 10 küünega kinni, oleks ka nende mängud ilmselt paremad. Okei, siin on nüüd päris mitu aspekti, mida nüüd analüüsida või millest nüüd kinni haarata. Natukene minutab see, et GV paha. See on nagu klassikaline jah, nagu GV paha, ei oleks GV tulemas, siis oleks kõik mängud oleks nii palju parem, kõik indie mängud saavutaks edu ja kõik oleks maailmal palju lohelisem, lillisem, aga ma ei tea, ma saan sulle enam all. No, siin on nüüd paar kohta, et kuna ma ütlesin, seamängurite hobi just Eestis on küllaltki nišilik ja just see, ma arvan, et see mängijate kogukond nii suur juba eos, et siis ongi juba selle taha taustal jäävad varju igasugused muud väiksemad mängud juba selle pärast. Ja kui öeldakse, et ka GV hoiab nüüd 10 küüne kinni, no see masin on juba nii suur, et ta ei pea kinni hoidma kuskil, et see läheb juba nagu lokomootor edasi, et GV on ennast sinna kohale võidelnud tegelikult, et tema oli kunagi väike ettevõte, et ta ei hoia kinni, pigem ongi see, et tal on see lihtsalt see, just viimaste aastatega on tema see momentum väga nagu kiirenenud ja suurenenud. Ja no üks asi ka see, et mis teeb GV mängu erilisemaks on see, et see maailm, mis ta ümber lööb, ta ei loo sulle lihtsalt reeglid, ta ei anna sulle lihtsalt miniatuure. Paljud mängudega ongi see, et näiteks sul on võib-olla äge maailm, aga mis ikka kõigile ei kliki või sul ongi mingi reeglid, sul on mingi suvalise mudeli võtta, aga see on see, et aga mul ei ole mingi asja, millega see maailma samastuda. Me pärast räägime siin one-based rules'ist, aga samamoodi ta annab mulle lihtsalt maailma, võta ükskõik millise miniatuuri, mida tahad, aga mul ei ole mitte midagi, mis klikiks mind selle asjaga, et mis need reeglid ei paku mulle põnevust. Selle eest näiteks 4K annab su raamatut, loob maailma, miks need minid on seal olemas, mis narratiivse mängi saab, kuidas teha. Ja GV näha on, nad ikkagi parandavad ka oma mänge. Mõnel võib öelda, et GV mängud ei ole head, selles mõttes nad on asju, mis ei ole võib-olla head, aga võrreldes eelmisse sisse, need lähevad iga aastaga aina paremaks. Ja muidugi eks see on ka subjektiivne, kas ta on nüüd hea või mitte, et kindlasti paljudel ei meeldi see praegu 4K seis, aga paljudel meeldib, et see ongi see, kellele liha, kellele kala. Ja paljud ongi tulnud näiteks ka see, kellele näiteks see, et GV ei ole nii sünkmorn, tuli Trans Crusade välja, mis sai üllatavalt populaarseks ja ei ole seda, et mingi teine mängijusüsteem ei saa sisse murda. Vabalt saab pakkuda seda, mida GV ei paku ja tulevad sisse. Samamoodi kui alguses 10. edition välja tuli Battletech murdis ennast väga tugevalt sisse, aga kokkuvõttes on ikkagi see, et kui sul on maailm huvi ei paku, kui sul need minjad huvi ei paku, siis puhtalt see, et keegi pakub paremad reeglid, see nagu kanda jätab külmaks. Ja kui ei oleks GV, oleks lihtsalt keegi teine, kes oleks see suur, kes võtaks üle. Jah, ma kardan ka, et see on niisugune nii nišilik hobi, kus tekib see püramiid. Aga samas ma arvan, et võib-olla seda kirjutad võib-olla nagu, mida tahaks kuulda, et kui 40K seamänguna võtame siis
Games Workshopi poolsel sõjamängud on nagu küllaltki kättesaadavad, neid turundatakse, mängibaas on suur, et tegelikult, et ta püüab inimesi igalt poolt mujalt, nagu arvutimängude tüüpidest ja RPG-dest mujalt, et see on päris hea hüppelaud, ma lähen avastan veel seda sõjamängu maailma, et mis mänge veel on, et ma ei tea, mingid Fallouti mängud on olemas ja Battletechid, nagu mainisid, et ma arvan, et on tegelikult päris hüppelaud on see 40K, mis seda sõjamängu nissi tegelikult rohkem siis nagu sellele üldisele rahvale nagu ette toob tegelikult, et ta on noh, et võib öelda, et juba 40K on nagu mainstream. No ta on mainstream, jaa. No. Selles mõttes küll ta on läinud sellest hetkest, kus oli lihtsalt 90 geek-kultuur, kus keegi midagi teadnud, läinud mainstream asjaks. Meil on filmid, meil on mängud, meil on asju aina juurde tulev. Ja samamoodi me ei saa unustada seda, mida teeb Games Workshop, mida teised firmad ei tee. Tal on oma poed, kus saab suvaline inimene sisse minna. Ma annan sulle mini kätte, mine ehita värvi, tule proovi mängu, näe siin asjad, inimesed aitavad sind. See on väga suur asi, kuidas nad tegelikult püüavadki uusi algajaid. Sellega on raske võistelda. Sest meil on ka siin teisi mänge, mis on ägedad, vinged, aga kokkuvõttes on ka see, et no jah, sa tegelikult ei viitsigi mängida neid, kui sul tegelikult mängida all ees ei ole, aga need on juba see, et nad ei ole algajatel ka nii sõbralikud. Ma leian, et kui Games Workshopi mängud on, eriti praegu kõige parem näide on Spearhead. Ülimalt lihtne mäng, lõbus, vanad olijatele, uutel olijatele, kõigile tore ja sa reaalselt vaad ühte karpi ainult. Ja sellist süsteemi ma ei tea küll ühtegi teist mängu, kes pakuks niimoodi, et nii lihtsalt saaks iseneda tulla. Pluss, tema miniatuurid võib-olla on niisugused natukene, mitte kõige julgemad, kui me just Age of Sigmari asjadest ei räägi, kus on tõesti julgemad, kui räägi ka, siis võib-olla on niisugused natukene igavamad versus muudega, aga sa lähed poodi, ostad karbi, sa saad kokku panna, sul on kõik olemas, ta on lihtne, loogiline, ei pea üldse mõtlema, mida teha, sul ei ole mingi resiniga jamamist. Ma arvan, et tegelikult ma saan aru, mis on nagu mõeldakse, aga eks see nagu, mis selle kommentaari või selle arvamusega tuleb, aga tegelikult on nagu, asi ei ole nagu nii lihtne, et kui GV-d oleks maailma nüüd palju parema kohtune. No ainuke asi, mis ma tahaks ka öelda, ma arvan, kui ta on see ajaline ja rahaline läbi, ja selles mõttes küll, mina olen isiklikult lõpetanud mängude mängimise ära, kus keegi tuleb, on väga huvitatud ja siis võib-olla natuke aja pärast kaob huvi ära, et kui sellel mängul ei ole mängija baasi all, siis vahet ei ole, kui ägeda minid on, kui äge see maailm on. Ma ei osta ennem sisse, kui seal on mingi mängija baas olemas. Sest ma ei taha jälle osta mingi mängu, kõik on äge ja see aasta pärast on surnud, sest see inimesed, kes algselt tulid see mängima, kelle hästi lõbus, kes saipisid kõik üles, kadusid ära ja siis see mäng lihtsalt suri ära. Jah, aga ma arvan, et just võime edasi liikuda. Jaa, kui sina kuule arvad teisiti, siis anna teada või kui me hakkasime liiga palju rämblima, siis kirjutage meile. Valmistööde kanalis on liiga palju mitte valmis asju. Teen hiljem põhjad, aga mini on ise värvitud. Ja või näiteks hetkel siuke, näiteks tabletop ready, aga plaanin tegelikult veel edasi teha. Ei ole okeid ja peaksid kuuluma Orbitooriumisse. Ausades, mul on südamest jumala ükskõik. See on nagu isiklik arvamus ja pigem on see, et mina ei viitsi sobipolitsei olla, kes tuleb, ütleb, et sinu töö ei ole valmis või ei ole piisavalt hea asi. Kui inimene postitab, mulle ei meeldi, ma ei pane seda laiki sinna. Ma jätan lihtsalt laiki, pane, lähen oma eluga edasi. See, et hakata inimest ütlema, et see ei ole ilusti tehtud või see ei tundu nagu valmis või niimoodi, anna minna. Kuule ise, tagis inimene seal, ütleb, kuule, et see asi ei ole valmis, miks sa selle sinna kanalisse panid? Ma arvan, et pigem kirjutaja ei ole mõelnud seda, kas see on hästi üritud või halvasti üritud, vaid pigem ongi see, et inimene, kes selle postitab sinna, teadvustab seda, et see on poolik veel. Nagu need tsitaadid, mis ütlesin, et teen hiljem põhjad. Ehk siis inimene, kes postitab seda valmis söödesse, teadvustab, et tegelikult selle valmis veel. Ja ka see, et hetkel siuke tabletop ready, aga plaanin tegelikult edasi teha. Eks tegelikult ei ole valmis. Eks mina nõustan sellega tegelikult. Kui teil on valmis töö, siis ära pane sinna valmis söödesse. Aga kes see kontrollib neid? Ei, aga ei. Keegi peab ütlema ka neile. See on siuke asi, et mida sa ei saagi nagu kontrollida, aga ma võin ikka arvata, et see ei ole koht vaata. Nagu see mõttes, see ei ole nagu reegel, mida me peaksime nüüd seal moderaatoritele nagu suruma vanni. Et ilmselge, et võib-olla see ei saagi kunagi edasi tehtud onne. Ja inimene oled ka arvabki, et see väärib sinna valmistatud panekut. Fine, äge onne. Aga ma olen nagu nõus selle kommentaariga, et kui inimene teadvustab, et mudel pole päris valmis veel, siis miks sa seda paned siis sinna? No seda küll. See on selle, tegelikult kui ma võtan teise punkti all, kus meil on teine asi, mis mind häirib, kus inimesed panevad ostetud postitab karbi ja hobikodasse, et mu hobi tuli ja see mul nagu tegelikult tekitab see sama tundeid, kus sellel inimesel tekitab see, et tabletop ready pannakse valmis töödesse, minu jaoks on sama, et mis see karp hobi on, nagu see on lihtsalt
backlog, kui see ei ole kokku pandudki, see ei pea lahti tehtudki ja see mingi hobi ja me peaks õnnelik olema. Ei no Tabletop Ready võib valmis olla. Jaa, selles küll, jaa, Tabletop Ready on kindlasti ja ma tihtipeale tegelikult musun, et kui sa teed Tabletop Ready ära ja sa jätad ta kõrvale, siis sa sealt kunagi edasi siis ta jääbki sinna, ta ongi valmis teha. Aga baasid peavad hea olema tehtud, tehke baasid ka inimesed ära. Baas on... Mudel pole enne valmis, kui baas on valmis. Mul täna ka küsiti turniiri hetke, et homme on turniir, kui me praegu siin salvestame, siis, või tähendab üle homme on turniir, siis küsis ka, et kuule, et üks inimene, kes tuleb, et kuule, ma sain mudelid valmis, baasi tehtud, aga kas ma pean need äärek ära värvima, et saada see Battle Reti boonus. Mõtlesin, no jah, et selles mõttes see on ikkagi mini osa, et ääre peal kui sa suudad jätta plastik ilusti puhtaks, mustaks, ta võib olla, sa petad ära. Ja siis ta oli, okei, ma pean, see on ikka halli peal, et ma võtan seda hotelli endale värvi kaasa, ma teen need ääred ära. Ja, muidu lihtsalt sa võid jätta, aga 10 punkti sealt ei saa, et noh. No ei ka, turniiri korraldajana peab ikkagi kuskil mingid jooned tõmbama. Ja, ei, minu jaoks on Battle Reti, et noh, ma ei keela sul tulla nende miniatuuridega, mis on värvimata, aga sa oma 10 punkti ka ei saa nende pealt mängudes, et see on see, et ma tulen vastu, et jah, tõesti, kui ei jõua või niimoodi, et sa ei saa või noh, sul on mingi muu põhjus, miks ei saa, okei, fine, aga siis arvest sellega, et lihtsalt mängid, siis ma tean, et üks mängija tuleb, ta teab, ta ei jõua ära värvida, ta tahab mängida, aga lihtsalt mängus teab, et 10 punkti on lihtsalt vähem, alustab 10 vähem punktiga, midagi ei ole. Ja üritusest rääkides, siis ma jätan järgmise sulle. Nii, väga paljud inimesed lihtsalt ootavad, et keegi teeks neile ürituse, mida kogeda. Üritused peaks olema enam koostöö, mitte et üks inimene teeb. Punkt. Ei, nii on jah, selles mõttes, et ma ootasin ka siin mitu aastat, et keegi teeks mingi narratiivst üritust, et tegelikult Sven on teinud ka valele mängule, mille nimi oli AOS. Oleks meil paremat mängud. Ei no, ei tal on halvem mäng, ta on just teine mäng, et 40K-le otsime ühe kes rohkem narratiiv, et nagu ikkagi see 40K nagu üldjoontes, kui tehakse üritust, tehakse ikkagi seda matchplay värki ja no mis on fine, mis on okei. Aga lihtsalt sükene minu narratiivset vilkast hinge ei toitnud ja siis tegin ise ürituse, mis on õige. Aga mis on miinuspool on see, et kui sa üldjuhul ise teed ürituse, siis sa pead selle, et sa ise osaleda, pead selle läbi väga läbi mõtlema ja kui sa tahad seda kogeda, aga mina oma üritustel vist pigem ei saa osaleda. Jaa, selles mõttes minu jaoks on see nii külm võtta, et kõik ootavad üritusi, no muidugi ootavad, selles mõttes ma ise olen ka nüüd, kus ma olen aidanud ühe suure turniiri teha, nüüd kohe aitan teist Mabriku turniiri teha, siis see on kohutavalt väsitav töö ja eriti see, kui sa teed selle valmis, kõik asjad ja ootad inimesed tulevad ja siis inimesed jätavad tulemata, kui ütlevad viimase hetkel ära, siis vaimselt nii väsitav, lihtsam on tõesti oodata lihtsalt, et keegi teine teeks seda. Ma tahaks öelda jah, et kõik võiks teha mingi ürituse asja, aga parandamatult see ettevalmistus ja kõik asjad, mis vajad, see vajab päris nagu üks sellist teatud iseloomu vajab, et seda kõiki teha. Nõus jah, et sa pead ikkagi, nagu ma ütlen, seal peab mingi plaan, asjad, mida tihti peale, mis seal lävad, on see, et asju ei mõelda läbi, ja pole plaani, et tehakse umbes üle puusa, nii et seal ei passi mõelda, et ongi läbi mõelda ja juhul kuid ja et kes kaitses on nagu käinud ja teab seda käsuliini, ongi, et teha mõttes siuke 5 punkti käsk endale ja sellest lähtuda. Ja see on kommentaar, üritused peaks olema enam koostöö. See on siuke mina ütleks niimoodi, et minu jaoks on see, et mul üks inimene on see, keda ma tahan appi ja mitte rohkem, kelle, põhimõtteliselt see, kui kõik üritused, mis ma teinud on, see on mina ja keegi teine, oleme põhitegijad. Võib-olla ma kasutan kellegi abi veel, kuskil nipet-näpet, aga kokkudes on ikkagi mina ja üks teine inimene. Sest kui läheb üle selle, siis on liiga palju arvasid, nii-öelda liiga palju kokkasid on köögis. Jah, ma tahtsingi olla sama poole, et kui sul on selles korraldaja tiimis, isegi kui ei ole nagu selles otsuste tegemise juhtkonna punnis, vaid kui sa loodad liiga palju inimeste peale, siis juhtub nii, et kas siis ei saa ikkagi selle tiimi seda, mis seda tootsid on, et siis ongi probleem, et lihtsam on tegelikult, mida väiksem on seda kontingenti hoiad või selle, kelle peale sa nagu, kellest sa sõltud, seda endal lihtsam tegelikult on. Lihtsam on nagu korraldada, aga raskem on nagu kui seda kramplilt kokku tuua. Ja inimene, kellega sa korraldad, see peab olema kindlasti inimene, kellega sul koostöö sujub ja keda sa suudad usaldada, et kui lepite midagi kokku, siis sa tead, see inimene viib selle lõpuni ka, et kõige lihtsam on minu jaoks on see olnud, et ma tean, mis mu miinused on ja ma üritan leida inimesi, kes nagu nende miinuseid nagu mulle nagu balansseerib mind ära, et mina olen oma plussidega balansseerin teda, et me üksteist nagu balansseerime ja näiteks suvepäevadega on väga hea, mulle ei meeldi näiteks asutuse asjadega suhelda,
ma lasin Virko suhelda, mina kogusin raha, mina kogusin inimesed, siis andsin Virko raha, näe, sina maksa nende asutustega, sina lepin kuupäev kokku. See ei ole asi, mida mina tahan, Virko oleks, no pole probleemi, teeme ära. Ja samamoodi, et see ongi see, et erinevate inimestega. 40K line of sight reeglid rikuvad mängu väga ära. Saad lasta mehi, kes on maja taga peidus, aga sest ühe teise mehe sama üksuses tuht paistab sinu tangile. No põhimõtteliselt saad lasta ükskõik millist punkti mudelil, kus on lihtsalt kas või paar millimeetrit paistavatest välja. Jah ja ei. Minu silmist ei riku ära, minu silmist ta vähendab palju vaidlusi, mis võivad tekkida sellest, et kas sa üksus näed, kas sa ei näe, kui palju osa, kui tuleks reegliraamatus välja, et sa pead 3 veerand mudelit nägema, siis tuleb see, et ei, ta on ikka peidus, et sa ei näe 3 veerand, ei, ma ikka näen, et no niisuguse vaidluste kaotamine minu meelest kaob ära. Ja mulle pigem meeldib see, et väga lihtne, ma saan millimeetrise joone sinna tõmmata, ma näen seda. Sa saad coverit, sest mina alati mõtlen seda, et see päris liinis on see, et need vennad jooksevad ühes kohast teise, et nad ei ole, päriselt nad ei ole seal lahingus lihtsalt paigal. Nad liiguvad ühes kohast teise ja siis tekib see, kus neid lasta niimoodi. Ja siis võib-olla läbi seinte lastakse. Et minu jaoks ta ei riku mängu ära. Ma tean, et paljud inimesed räägivad, et ühe teise mängus on väga head line of sight reeglid olemas, aga tihtipeale mängud on see, kus on üks mudel versus üks mudel. Ei ole nagu suurel skaalal, vaid ongi skirmismängude baasil ja seal on toeks välja, et nii head line of sight reeglid on. Aga 4K puhul see aeglustab mängu väga palju maha ja miks ma ka igatsen näiteks Final Editionis oli see, et kuidas su tank, mis facingu see tank on, kas sa lähed külje pealt sisse, kas sa lähed otse, kas sa lähed tagant. Ja samamoodi ta on narratiivselt väga äge asi. Aga praeguse hetkel, kus me nagu mäng on läinud rohkem ka nagu turniiride peale, siis see vähendab neid vaidlusi, mis sul tuleneks. No minu kaup on ka tegelikult see, et kuna nagu see tabletop aeg, mis me mängime seda 2000 punkti mängu 4 tundi või 3 tundi, et tegelikult päris elus nii-öelda või päris reaalajas võtaks aega mingi minut või 2 on ju. Et siis minu kaup on ka see, et kas liikumise või kuidagi kukkus sinna. Mis võib-olla sa seda kirjutad rahuldaks juba parem, mis on ka võib-olla ongi see, et mis võib-olla häirib on see, et ongi kui üksus on 10 meest, ühe tüübi varvast nähakse siis läbi kuskil nurga tagant ja tanki poolt, et siis on terve üksus saab surma. Et võib-olla siis nagu, kuidas siis RS on seda lahendanud, reporting action 4K-s, ehk siis ongi siis saab mudel ainult hukka, kes siis, keda nagu reaalselt nähakse. Et noh, see oleks ka nagu nii suur range reegel tegelikult, või noh, nii hull muudatus, mis seda mängu muudaks, aga ma arvan, et mis oleks võib-olla natukene tervislikum, noh, sellele, et rahuldaks natuke mõned pooli, nii seda kompetenti kui ka seda narratiivi inimesi. Jah, ma olen nagu nõus, noh, see ongi see, et sa pead selle läbi mõtlema ja koppima seda nagu, et ongi, et jah, ta mõtle selles mõttes, kui jah, nagu ütlesid, see reaalajas see sõda kestaks väga-väga aega, sest päris elus ka ju kõik lahingud, mis toimuvad, on tegelikult väga kiirelt läbi. Nad algavad kiirelt, nad lõpevad kiirelt ja enamus aega passid. Sest 4K on läinud rohkem nüüd sellises mängus, mis nagu simuleeris sõda, rohkem nagu skirmismänguks, mis on rohkem see kiire, lõbus. No mina muidugi tahaks, et 4K läheks, ma tahaks väga, et tuleksid tagasi need soomus nagu tanki küljed ja tagused asjad ja ma tahaks isegi tuleksid templitid tuleksid, aga noh. Mängi 3K-d. Ma ei taha 3K, see pole tulnukid. Ja praegu 3K-s on ka nii segane aeg on seal, kui sa oled kuulnud. Ja selles mõttes küll, et kuule, kui sa oled jälginud, siis praegu sa oled 3K-s on, ma ei saa aru üldse, mis seal toimub. Ma olen natuke üritan jälgida, ma tunnen lihtsalt neile kaasa. Ma arvan, liigume edasi. Jah, ma arvan ka. Et ühesõnaga, me kõik, et need, kes te tahavad neid, et normaalsed loss reeglid, siis lihtsalt vastus on see, et lihtsalt natuke lihtsalt koobi. Nagu noored ütlevad. Mõtle peas mingi asi, miks nad kõik surma saavad see. Või mängigi niimoodi, tegelikult kui kuule, kus sulle ei meeldi, aga proovi seda mängida nagu on selles boarding actionis, et kui vend on näha, siis tema saab ainsana surma, siis tegelikult seda reeglit on väga lihtne üle tuua lihtsalt. Jah, see ongi lihtsalt, et kui näed, siis näed ja sa on surnud. Kõik lasud lähevad selle pihta ja kui see vend ära sureb eest, siis ülejäänud on lihtsalt ok. Tegelikult seda tahaks isegi proovida. Sa võib proovida, see on tegelikult, võib annab sellist flavuuri juurde. Jaa, see on, miks mitte, nagu ongi, mina olen alati selle meele olnud. Sulle ei meeldi mingi reegel, mingi asi ei meeldi. Lisa juurde, tee ise. Sa ei pea kasutama kõiki neid reegleid, mis sul antud. Ja ma arvan, et see ei ole ka nii katki tegev reegel. Ei. See, kui ma mängin mingi Open War'i või mis iganes ta praegu nimi on, siis pole probleemi sisse panna. Nii, minu kord jah. 2000 punkti 4K mängus võiks olla fortification tasuta. Need, kes ei taha seda kasutada,
või faktsioonid, kellel pole fortification, saavad boonuse. Ma vihkan seda. Ma südamest vihkan seda arvamust, ma ei tea. Okei, no aga anna minna siis, kui sa juba siin. Mul on see, et praegu Age of Sigmar on 4. edition ja seal on see, et sa saad põhimõtteliselt fortification'it tasuta võtta või mingi ülivähe punkte. Ja ma ei taha neid võtta, ma ei taha neid oma armeesse võtta, ma ei taha seda, mul on Stormcast Eternal, ma ei taha seda suurt kasti võtta, mida on umbes see, et siin on su maja, kus sa saad, kui selle juures saad sa mingi boonus asju, saad tasuta võtta. Ei, ma ei taha seda osta, ma ei taha seda mängida, ma ei taha seda kaasata, ma ei taha seda vaadata ka mitte. Ja mulle ei meeldi, kui mängud suruvad mulle mingit asja peale, mida ma pean ostma ja tegema. No jah, sa võid öelda, no sa ei pea ju ostma, see on ju tasuta, sa ei pea võtma. Aga see on sama hästi minu jaoks see, et ma olen mingi boonusest ilma. Kui teine vastane pani see raha ja ostis, sai selle boonuse. Ei, ma ei taha neid näha. Nad võivad olla mängus, aga nad peavad punkte maksma. Ehk kui sa selle võtad, see on sinu teadlik valik, et sa võtad selle kaasa. Kui sa mainid seda AOS-i poolt, ma arvan, kes inimene ongi, kes mängib mõlemad nii AOS-i kui ka 40K-d, eks sealt see mõte tuli, et võiks fortification olla. Mina fortification'id 40K-s kasutan üldjuhul maastiku elementidena, et nad on lihtsalt äge tase, mida panna. Et pigem mulle ka ei meeldi see võib-olla Tommi analoog, et mingi maja tuleb kaasa alati lahinguga, et käid kuskil ründama, aga siin on mu maja. Võtsi oma maja kaasa. Oma maja kaasa. Et see võib olla natuke kentsakas on ju. Spacemanil on põhimõtteliselt Hammerfall Bunker, mis teoorias oleks nagu langeb alla kuskilt taevast, Game Workshop annab ta Deep Strike Rule, aga ma ei tea, ma ei taha, see on lihtsalt jälle see, et nagu ma ei salli Age of Sigmaris seda reeglit üldse. Mul ei ole nagu emotsiooni sellega, sest et 40K-s nende fortification'id reeglid on üldjuhul suht halvad. Need on alati olnud halvad, sest mäletan 8. oli 9. nad olid olemas ja mitte keegi ei võtnud. Okei, siin see Aldi oma vahepeal võeti, sest ta põhimõtteliselt midagi vahepeal tegi ja sorkida oma oli ka nagu okei, aga kokkuvõttes oli see, et ei. Ja kui on okei, ja need, kellel ei ole või võtta teha, saavad boonust, mis see siis boonus oleks, saab ühe CP või, juhhei. Ma mõtlen ka, mis boonusest sa räägid, nagu sellist asja puhul ma tahaks alati, et keegi toob selle näite, et mõtle süsteem läbi, kui lihtsalt ära lahmi, et kui sa ei võta, et siis ongi mis boonus, millest sa räägid? Kas see boonus on parem? Ja siis võime hetkel see, et kumb on parem, mu fortification on okei, ma võtan see boonus, see on päris hea. Ja ongi, kui sa seda mängid, et fortificationi võtmine ei peaks olema siis mängi enda valik, kui sa tahad mängida mingi narratiiv asja, siis ma mängin seda, aga ta ei tohiks olla nagu asi, mis siis nagu paneb sul tahtma seda osta. Või see on see, et kui sa tahad, et kui ma nüüd seda ei võta, siis ma nagu olen nagu insta halvemas seisus. Midagi säärast. Räägin, et minu jaoks on fortification, kõik on maastikupid. Jah, need on väga ilusad maastikupid, kui tahad panema lauda, tee asi, mina tee ise reeglid, aga jumal ära suru seda minu peale. Ma ei taha neid. Jätta Tom Life Matter. Jäta meid rahul ole. Ja järgmine, kui keegi tuleb mängu peale, siis paneb fortification laua peale, ära karda. Kui me räägime 40K-st, One Base Rules, Grim Dark Future on taktika mõistes palju parem mäng kui 40K ja väärib rohkem arvastust. Ma ei tea, mida sa jood, kallis kirjutaja, aga ma ei tea, võib-olla proovi kaine päeva või midagi. Ma natuke vaatasin neid reegleid, ma uurisin One Page Rulesi kohta, siis ma sain teada seda, et One Page Rules on ainuke, mis on tasuta, see on üks lehekülg, on see tasuta versioon. Ja siis tegelikult, kui sa tahad kõiki reegleid saada, mida on tegelikult mingi 30 lehekülge, nendest sa ka maksad samamoodi, ei maksa palju, kas läheb Patreonile, saad mingi mudeleid või asju. Ja see on ainuke asi, mis nad teevad põhimõtteliselt oli kas defense'i ja attacki rollisid, seal on 2 veeretust terves mängus. Ja mul oli see, et kuidas ta saab taktika mõttes parem olla? See taktika mõttes tuleb parem, ma natuke uurisin ka seda maad ja tegelikult ka rääkisin inimestega, kes ta mänginud on või ma olen nagu neid kuulnud rääkis, taktikane aspekt tuleb see, või arvatakse, et sul taktika on see, et sul on kordamööda käid üksustega. Sealt tuleb see on see veidel, kus on see, et see on taktikas parem, aga tegelikult see taktika on see, et kui sul rohkem üksusi on, siis sa võidad. Kui sul rohkem aktivatsiooni, siis sa võidad. Või võib-olla võita, aga sa oled ilgelt eelises. Jaa, sest see on igas mängus, kus on edasi-tagasi activation, see, kellel rohkem on need activationid, need saab paremini paika ja alati nagu, sest samamoodi battledeks on I go, you go ja tihtipeale ongi see, et on need põhimõtteliselt see Inner Sphere'il on rohkem mudeleid ja kui sa saadki nagu aktiveerida oma sitad muutused ära,
tema aktiveerib kõik asjad ära, siis sa omad paremad asjad lükkad nagu käiku alles siis, kui sa vaatad, kus ta on nagu lõpetanud. Ja One Page Rules ka, kes nagu fännab, ma näen, mõned inimesed fännab tegema One Page Rulesi, nad tutvustad seda kellegi uuele inimesele, kes proovib seda, ja ma ei kuule sellest mängust mitte midagi enam. Ükski inimene polnud tules, ei ole ma näinud, kes peab tagasi, et see oli nii hea mäng, see oli nii äge, mängime veel. Kõike mingi korra ära, okei, täitsa okei. Ja nii nagu, mis on ka, tihti isegi olen 4K-s, ta ju kohati ei ole nii hull, aga ma olen kuulnud ka seda, et ta on jõhkralt letaalne, ehk siis kas sa tapad ära üksuse või seda mitte midagi. Ehk siis selle vahepeal asja nagu ei olegi, et kus võiks mingi kombat olla või midagi. Ja pluss esiasjaga, mis mind kohe kõrvale jättis, oli see, et sul on selle action move ja jookse ja see charge. Kui sa 12 oli sees, sa charge ida. Ma ei nagu lihtsalt charge'id. Ma nagu, miks ma ei võta lihtsalt mingi hunniku melee üksuse ja lihtsalt charge'i sisse, jooksen 12 oli sisse ja kõik saada meleesse. Ma nagu, see on 12 oli tasuta liikumist. See on taktikaline. Ja mul oli ka nagu selles mõttes, et rohkem armastust. Ta võis olla kunagi nii alternatiiv, kui 4K oli, selles mõttes oli nagu rohkem Horus Series sarnane, väga sügavad reeglid, eriti 7 edition, väga sügavad reeglid, väga raske uue mängina sisse minna, väga selline ühele teatud inimestele nagu suunatud mäng, nagu väga taktikaline mäng. Siis oli hea, et tahaks midagi. Ja One Page Rulesiga üks asi veel. Jah, sa võid kasutada ükskõik mis mudelid. Aga kui mul tuleb vastu mingi, mina tulen oma Space Marine armeega ja mul tuleb vastu seal mingi Star Warsi mudelid, siis mul nagu see, et nagu, mis toimub? Kus see loor on? Minu jaoks on see, et need tuimad reeglid mängus nagu jätad sügavalt, ei huvita lihtsalt tuimad reeglid. Jah, ongi tegelikult see taustal on oluline, miks ma neid mudelid värvin üldse, et kui võtta nagu see hobi värvimine, lauamängu või see mängupoolne asi vaakumis nagu eraldi, siis ma ei oleks siin hobis. Sest et sul ei võita värvimine ega lauamängu. Nagu kuidagi koos nad tekitavad, just loore taga ka tekitab sellise hea kombo. Kuidas saad niisuguse ägeda asja, aga jah. Okei, ma nüüd selle, võib-olla üritan siis nagu positiivselt tuua, et okei, ta on tõesti, kui sa oled tõesti out of loop poolt tükk aega mingit asja ja sul on mingid mudelid, siis tegelikult see One Page Rules on hea, et teha siuke kiiret tunni kahene mäng mingi sõbraga, kes on ka, et natuke lihtsalt treeningud veretada ja olla, nii et selle jaoks on tõesti vahva, aga kui sa tahad midagi sügavamat või midagi, et siis lõbusat mängu, et siis ta võib-olla ei ole nagu jah, et kõik mängud väärivad arvastust, mida keegi loonud on, et on olla kuidagi empaatilisem siin. Aga... Ja ta ei ole, ma siin räändin jälle, ta ei ole One Page Rules, ta ei ole enam väga pikka aega olnud One Page Rules enam. Lihtsalt ma ka ei nõustu sellega, et on taktika, mis palju parem mäng kui 4K. Mina nõustu sellega, et 4K-s on see, et on väga lihtne õppida, aga väga raske nagu selgeks saada, sest on väga palju reeglid asju, mis on nagu Okei, järgmine siis. Erinevad One Page Rules, siis meie hot take'id mahuvad ühe lehe peale. Nii, aga mängude reeglid muutuvad liiga tihti. Parem oleks suured harvad muutused, kui kogu aeg timmimine. Niikuinii ei saa asju paika ju. Ma arvan, see pidev reeglite timmimine pigem on see 40K horror. Et ma arvan, et ülejäänud sõjamängud väga ei tee seda reeglite muudust. Või jällegi, kui tihti on liiga tihti. Kas üle 3 aasta tagasi, kui mingi 3 aasta tsükkel ja 5 aasta tsükkel on tihedalt. Et mul on see küsimus ka, kui tihti on liiga tihti. Ja mõnul on täpselt see, et selle on kirjutanud inimene, kes ei mängib võib-olla korra, ta annab niisuguse vibe'i, kes annab mängib korra kvartalis. Sest kui sa mängid tihedani, ütled korra 6 või korra 2 nädala jooksul, siis need mängude reeglite muutumine ei ole liiga tihti. Sest viimane, kui nüüd oli nüüd see Pariah Nexus lõpus ära, tuli Chapter Approved ja Pariah Nexuse lõpus ma tundsin juba, et ma ei jaksa enam seda mänge, mulle nagu viskab üle, et kogu aeg samad missioonid, kogu aeg samad mõtted, kogu aeg sama secondary. Ta aktiivsed inimesed aktiivselt mängivad, nende jaoks ei ole see, sest sul lihtsalt viskab üle ja kui oleks 3 aastat see Pariah Nexus on olnud, ma ei mängiks seal 4K, sest ta läheb nii tuimalt igavaks, kõik on sama, kaardid ei muutu, kõik secondary'd on samad ja 3 aastat reeglitsükli jaoks minu teada ei ole liiga tihti. Ma tunnen, et ka, et nagu 10. edition on päris tore, aga nüüd võiks olla 11, kes võtab selle 10.
ja timmib ära need kohad, mis nagu võib-olla vajaks parandamist ja kus see nagu liiga palju muudetud ja liiga palju nagu väega peale tulnud, et nad võtaks selle, teeks kõik korda ja annaks nagu uue editioni välja selle pealt. Jah, ta mind jällegi Dokin, et mul on see, et no 40K tegelikult võib öelda tegelikult kõrvalt vaatana võib tunduda, et ta on liiga tihti. Aga see on mängude reeglid, eks, aga teistes mängudes, ma tean, seal mängudes Horus Seresi, nüüd ongi editioni vahetus, aga kui see mäng oli, siis seal küll nagu kui üldse selle editioni vältel mingid suuri muutus oli, tõesti midagi oli, aga mitte palju näiteks. Ja kui jätame GV-mängud kõrvale, siis need lähevad ju ma ei tea, Battletech tihti saab mingi muutusi. No ei olegi praktiliselt. Seal on paika pandud. Mõtlengi, et mängud, et tegelikult, et mängude reeglid ei muutu tihti. 40K on lihtsalt siuke elav mäng. Ta on elav mäng lihtsalt, jah. No võib-olla ongi kõige mõistlikum vaadata mingi videomängus, kus tulevad competitive videomäng, kus tuleb kohe patchid välja, et asju huvitavaks teha ja parandada asju, mis oleks. Sest palju hullem võiks olla, kus me oleme tagasi 7. editionis niimoodi või vanemates, kus mingi 3 aastat sa oled 3 aastat sama koodeksiga, mitte nagu mõned praegu juba ei oleks olnud. Drukari lihtsalt nutab kuskil nurgas seal ära unustatud, ta on samamoodi. Aga jah, aga selles mõttes mina olen öelnud, sest tegelikult suured reegli muutused iga pool aasta tagant, edition muutub iga 3 aasta tagant, need, mis on 3 kuu tagant, need on põhimõtteliselt lihtsalt punktid. Jah. Ja mulle ka nagu 4K on ka üks aspekt, mis ta meeldib, mul ongi see, et ongi ta on nagu elav mäng ja sul on alati midagi oodata või alati mingi äge asi uuendus tuleb, siis on jälle mingi emotsioon. No tihti peale sõjamängurit on alati halb emotsioon, siis ta kõik halvasti jälle. aga selleks, aga tõesti see aspekt mul just selles meeldibki, et pidevalt on nagu muutus, et sa käid sellega kaasas. Nagu... Ja minu jaoks kõige tähtsam punkt on see, et kui sa mängid oma sõbraga korra aastas või korra kvartalis või mis iganes, sa ei pea jälgima kõige uuem muudatusi. Lihtsalt, kui sul on see vana koodeks list ja mängid selle koodeks järgi, mängi, kui sina oled õnnelik ja sõber on õnnelik, te ei pea vaatama, mis seal muudatused toimusid. Kui te mängite lihtsalt õlle kõrvale seal või vee kõrvale, mis iganes, ja mõned õnnelikud, siis ei loe, mis on muud muudatused on olnud. See on kõige tähtsam. Games Workshopi mudelid ja kaugeltki turu parimad, ei kvaliteedi ega disaini poolest, kui vaadata skaala mudelite maailma laiemalt. Ma praegu ringutan käsi, et nagu, mis ma teed sellega? No see on hot take. Kas nad on parimad? Keegi on öelnud, et nad mitte parimad on. Ei, tegelikult oli mingi arvamus. Me oleme ka öelnud, eelmine just ütlesime, et need GV-mudelid on päris head. Nad on head, jaa, selles mõttes nad on ideaalselt algajale, selles mõttes sa ei pea resiniga jamama, sa ei pea mingit ossi tegema, sul on lihtsad õpetus, kus kokku pannud ja aga see on maailma parimad, no kindlasti mitte. Selles mõttes hinna kvaliteedi suhtes teeb kindlasti paremad asju, väga lihtsalt, aga mina ütlen, nad parimad. No, Nad teevad Spacefishi mudeleid. Primaris Spacefishi mudelid teevad, et minu jaoks on parimad. Ükski teine firma ei tee. Seda küll. Ei no teemotselt okei. Tegelikult ma arvan, et selles hobi, sellises kommertsisku hobisüsteemis, kus ostakse massiivselt, ma arvan, et on ikkagi seal tipus oma kvaliteedi suhtes. Aga muidugi see, kas see hind on vastav, et sa maksad nüüd ühe kapteni või leitandis 30 €, see on nüüd küsitav, kas peaks see maksma? See on väga küsitav, sest ma täna vaatasin just, ma värvisin Repulsorit ja Repulsori Executionit vaatasin, ma tahtsin näha, kuidas on see transferid peale pandud ja siis vaatasin, huvitav, palju ta Mabricus maksab, siis vaatasin 91 €, ma pidi karp lahti ja ma olin nagu, see tükk plastikut maksab 91 €. Ega siin see käibemaks ka tõuses, vaata. Hot takes coming. Miks me tagasi toidust räägime, miks toit nii kallis on? Et ongi, see kui palju need mudelid väärt on, see on nüüd teine teema, aga kvaliteet on nad kindlasti, ma arvan, et on selles seamänguduses on nad väga tipus. No ja kindlasti need skaalamudelid on, kui me räägime skaalamudeldamisest, mis seal on mõeldud nagu mängimiseks, või ongi display PC jaoks, siis seal on kindlasti paremaid veel ja kindlasti detailsemad ja selles me kahtle ka. Seal sa leiad tugevalt paremaid variante, kus sa saad tõesti panna, aga mul minu jaoks lihtsalt külmaks see, et nagu ma ei ole kuidagi kunagi kuulnud ütlemas, et on turu parimad kvaliteedi või disaini pooles võib-olla mis ütlesime tegelikult. Ei, me ise ütlesime ka tõenäoliselt. Me tõenäoliselt ütlesime midagi säärast. Sellepärast see on küll. Ei, ma ei ole midagi öelnud. Ma ei tea edasi räägite siin. Okei, ma näen, selle sõjamänguduse kontekstis mõtlen küll, et nad on... Sõjamänguduse kontekstis küll, jaa, sest näiteks kui me võtame konkurenti peale, Dungeons & Lasers teeb väga ligilähedasele, aga nende teravus, nagu plastiku teravus, kui sa vaatad neid skalptassi, veel ei ole päris samal tasemel, ta on ligidal ja ta hind on parem, aga minu meelest on ikkagi detailsus on pehmem. Word, kes te Malifod, seal on lihtsalt
ma ei tea, see skaala on nii väike, et ma ei kujuta ette, mida nad seal näevad. See on need näod. Kui sa tuled mulle väitma, et nende näod on paremad kui Games Workshopil umbes selle väitega, et sa saad ise peale värvida nii, nagu sa tahad selle näo. Ei, ma tahan detailsust, kus tal mingi kortsud ja asjad on, ma ei taha ise peale värvida neid. Sama hästi võin, ma ei tea, plastiku tükki võtta, need on ka värvi nägu peale. Marveli omad pidid head olema. Marveli omad on tegelikult väga head, aga tegelikult on hinna poolest suht samas hinnaklassi, kui lähevad Games Workshopi asjad, sest 2 mudelit on kuskil 40-45 eurot, nii et nad ei ole väga palju sealt mingi keskmisest Space Marine kapteni hinnast mööda. Ta on natuke soodsam, aga ikkagi ta on ikkagi väga suht samas hinnaklassi. 4K-s peaks moraal kõige olulisem süsteem olema. Maailm, kus kõik relvad ja turvised on võimalikud maailm, kus kõik relvad ja turvised on võimalikud, on moraal kandev väärtus. Selle koma panin ise. Kallis kuuled, seda koma ei olnud seal. Okei. Ei. Mul on ka nagu kindel ei. Ei, see mõttes, et moraal. Ja siis me räägime, võib-olla on siis see, et 10. edition see Battle Shock on nagu ei ole nagu ei anna väga efekti võib-olla, aga see ongi see, et tegelikult see Battle Shock tegelikult ole moraaliga otsekas seotud. Battle Shocki ma alati tõlgendaks niimoodi, et see on see hetkel, et nad ei karda midagi, kama on Space Marinid või Necronid, kes ei peaks nagu moraali, ei õõnesta kuidagi neid, või ei saagi ka liikuda, see on stabiilselt hea üleval. Ehk siis nad alati, kas see ongi see, et ta on kuidagi lahingus ebamugav olla, kas see on kuidagi maha surutud või mingi raadiolained segavad, mis iganes, et kuidagi on see, nad ei saa teha oma tööd nii hästi kui võimalik. Mingi impeeriakaardil võib olla moraal madal võib-olla tõesti. Aga moraal, ongi maailmas, kus on turvised on võimalikud, ongi see, et moraali sa kanda väärtus ole, sest et paljudel asjadel seal maailmas ei olegi moraali. Ma jäin ka mõtlen samamoodi, kui ma lugesin seda, siis mul oli see, et kallis kirjutaja, kas sa Necronid unustasid ära või? Asjad, kellel ei olegi moraali, kes on lihtsalt türaniidid või türaniidid ka, jaa. Orkid on alati lõbus, need on moraal on alati kõrge. Jah, kõige kõrgema moraaliga vennad. Selle poolest, et see Battleshock võiks paremini töötada, ma usun, et teevad selle ümber selles mõttes, et nad õppisid oma vea, et ta ei õnnestunud päris nii nagu tassid, aga see, et ta moraal on kõige tähtsam, see on väga niisugune, kuidas nüüd öelda, väga inimese pilgust vaatamine, kus sa mõtled ainult inimeste armeede peale, aga kui sa mõtled nagu Seniors armeede peale ja teiste peale, siis nagu see argument vajub täiesti laiali. Või kui sa teedki sellise süsteemi, kus see moraal on kõige endam väärtus, siis on see, et tuleb mingi Necroni mängija, kes on see, et mul moraalist ükskõik me ei huvita see süsteem üldse. Ja see ei ole lõbus, kui samamoodi miks ju tegelikult 9.10. kadus ära Psychic Phase oli see, et lihtsalt paljude armeede jaoks oli see, et sa lihtsalt vaatasid, kuidas vastane sulle tämmi tegi, sa ei tea mitte midagi, lihtsalt istusid ja ootasid seal 15 minutit, kuni ta lõpetas oma Psychic Phase'i ära. Muidugi see oli väga valus, et nad ära võtsid. See neid ongi seal siuke, et nad too tagasi, see süsteem on palju parem, mis mulle meeldib, kui sa Thousand Suniga tood tagasi, mulle see süsteem väga meeldib, et sa veeretad 2 täringut, tulemuse meeldib, võid riskida 3. veel veeretada ja siis vaata, mis juhtub, see mulle väga meeldib. Ongi jah, eks parem kui I guess gun on, et see seda küll. Et ongi, see moraal ongi, ja see on raske teha ka, et Battleshock ongi efekti omaga, see on kõvasti parem kui see, et sa veeretad ja siis sul järsku kaovad mudelid ära. Jaa, sest see on tegelikult ju nii halb tunne, et lihtsalt, et järsku, et mu poole armeed jooks mina, okei, fun. Kindlasti ma tean, et Old Worldis on see väga suur teema, aga võib-olla ongi see, et sa võib-olla 4K ei ole niisugune süsteem, mis toetaks seda hästi või kuidas, kus oleks nagu lõbus süsteem, sest Old Worldi puhul on see, et okei, sul ongi mingid suvalised talupojad võitlevad, sa eeldagi, et need jooksed minema hakkab kartma või orkid või asjad, et neil on mada moraal, nad ei tahagi seal olla mingi jumalate vastu võidelda. Aga ma ei tunne, et 4K-s oleks lõbus süsteem. See Battleshock on õiges suunas ja tegelikult, kui see Battleshock nagu mõjutab, siis on ikka päris valus. ei skoori midagi, et see võib natuke võib sul aegalt ikka kodaratesse visata midagi. Ainuke asi, mis ma oleks teinud, on see, et Battleshocki tasemed on liiga madalad, et Space Marine 6, ma peaks sinna Space Marine 7 peale mingi Imperial 8, 9, niimoodi võimalus failida oleks suurem. Praegu läbi saada on liiga madal. Ja, see on üks lahendus, kuidas ta nagu tuua nagu rohkem. Nii, siin on mul lemmik. AE-serveris 40 kanaliks tegemine on kommuunile lõhestav või pigem negatiivne. Jaa, ma nõustun sellega, aga ma väsisin lihtsalt lõpuks ära. Sest seda on mulle aastaid palutud teha ja ma lihtsalt lõpuks oli see, et ma teadsin, mis sealt juhtub, aga ma ei teadnud, mis see lõpptulemus on. Ma teadsin, et see koht, kus räägitakse turniirist, sest saab olema
see saab olema nagu niisugune aktiivsem, räägitakse reeglitest rohkem asjadest, aga üks asi, mida ma ei osanud oodata, kui me selle tegime, siis ma ütlesin see, et üks kanal läheb ingliskeelseks, et mul oleks nagu see, et meil on nagu hästi palju välismaa mängijad, kes mängivad ürituse asjadel, et nendel oleks ka nagu koht, kus rääkida, sest ma olen tegelikult saan tagasisida ka, et neil ei ole nagu otseselt kohta, kus rääkida, ma ütlesin, okei, pole hullu. Ja minu jaoks on see, et ta on tõesti, ta on lõhestav ja pigem negatiivne muutus, aga minu jaoks muutus see positiivseks, sest mul on nüüd rahulikult rääkida 4K reeglitest ja rääkida sellest sveti sigistamise osast, mida ma ennem ei saanud rahulikult rääkida, ilma et keegi tuleks mulle ütlema, et ei noh, see mudel ei pea olema, mõnikord mudel ei loeb ilus ka välja, ta ei pea olema head reeglid, sa võid lihtsalt mängida ka seda, mis sul meeldib. Okei, see initsiatiiv lõpuks, et 8 tuli minu poolt, aga mul on õnne, et Tom tõesti tahtis 2 kanalit rohkem kui mina. Ei, see on väga palju, sina olid see, kes lõpuks selle viimase tera sinna kuhugi pani või mis iganes see ütlus on, aga lihtsalt seda oli väga palju küsitud. Ja üks asi ka, inimesed, kes küsisid, oleks 4K kanal, kus ma saaks loorist rääkida, ma nii palju räägiks, ma praegu ei räägiks kõik reeglites asjadest. Ma teadsin kohe, et need inimesed ei hakka postitama ja noh, voila, enamus nendest ei postitagi loorist mitte midagi või raamatus mitte midagi seal. No, ma teadsin kohe, et see juhtub. Ja just ta ei ole nagu negatiivne, see mõttes, et nagu ma teadsin, et kaua see tuleb, et ta ei lõhesta, ma pigem ütleks, et ta negatiivne teistmoodi, et ta mõlemad pidi on ta negatiivne ja positiivne. Negatiivne on võiva liiga tugev sõna. Ta on liiga nagu ränk sõna seda peal, ta on nagu teistmoodi, ta nagu pärsib ühte aspekti, aga samas ta nagu julgustab teist aspekti, et ta mõlemad pidi on ta jällegi, et sul on inimesed, kes selle rahul, mõlemad pidi, selle nagu vahetan. Et aga mina arvan, et ma teadsin ka algus kohe, et see teine nüüd see eestikeelne kanal on avatud sõja nimel, et ta jääb kindlasti vähem aktiivsemaks, mis on fine, sest et kui sa räägitakse juttu, siis tuleb see arutlus käib ära, elab asja natuke vaikus, tuleb uuesti, räägitakse uuesti natuke aega ja see on fine. Ja see kompetitiiv asi ongi elavam, see on fine ja see on okei. Ja mulle küll, mina nüüd paningi enda selle, näiteks ma panin selle kompetitiiv asja, panin mute'i, aegalt vaatan sellest, et seal ongi kogu aeg käib, muidu pinises kogu aeg on nii. Tegelikult nüüd tuleb minu hot take ka, mis ma olen see 10. edition näinud nagu või see, et minu jaoks on see, et kes inimesed nagu selles mõttes, kes pigem mängu suhtes negatiivset arvamust rohkem välja näitavad, on need, kes ei mängi ja need, kes on casual mängijad, sest väga palju on need, kes räägivad, see maastik ei ole ilus ja see ei ole tore ja niimoodi ja ma ei taha tulla, kui seal ei ole mingi ägedat lauda pandu ja siis kokkuvõttes see, et nad ei mängi, no praktiliselt ei mängi üldse. No, ma mängin. Et see on see asi, see oli minu hot take nagu, et siin ei olegi, et see praegu lihtsalt see, et ma ausalt, et jah, mina sain sellest kanalist, sain see rõõmu kätte, mida tahtsin, ma saan rahulikult mängida mängu reeglitest, ma saan rääkida turniirist, ma saan rääkida, et mudelites räägime nagu, miks need head, miks need halvad võivad olla, et selles mõttes tore, minu jaoks oli see muudatus, eeldasin väga negatiivse muutus, minu jaoks oli positiivne. Ma arvan, kui kokkuvõttes on positiivsem, et see teine kanal ongi vaiksem, see on fine. Jah, see on fine, ega kõik kanalid ei peagi olema. Ja just ongi, argumenti ka tegelikult ongi hea, et nüüd ongi see, kes mängivad siis selle koleda maastikuga on ühes kanalis, see, kes mängivad maaska, on teise on ühes kanalis. See ongi, siis kaob see hõõrdumine ka ära tegelikult. Tegelikult kaob ära see. No mulle tegelikult see ei meeldi jah, see hõõrdumine, sest selles mõttes oli see, et inimesed, kes oli, aga ma näen lihtsalt nii palju neid ka, kes seda ootivad, nad said ilusat maastikku ja siis on see, et nad ei lõputa kokku mängi ja siis nagu nad ei tulegi mitte kuskile ja nad võib-olla ei mõista, miks see maastik on selline, nagu on, aga ma ei tea, kas see on asi, mida hakata arutada. Ma pean see turniiri maastik on või see vetitse maastik on põhjusega selline. Jah. Selle peal mängitakse turniire, see on sellepärast ongi selline. Turniirid ei ole asja, mida peaks kartma, need on lõbusad üritused, mina väga ootan järgmise ise ka, sest me just ütlesin, kuidas see kanal on nii aktiivne. Aes on liiga palju kanaleid, mitmed mängud on surnud ja neid saaks kopeerida. Lisaks on liiga palju põhimõtteliselt surnud mitte hobi kanalid, mille asemel võiks olla treed. Ja selles mõttes ma ei hakka pikalt peatuma, koristasin ära, tegin natuke korda seda asja, vaatasin üle, vaatsudes lihtsalt oli see, et polnud enam viitsimus. Aga paljude surnud mängu hobikanatidega on see, et kus sa üritad sa kinni panna või niimoodi, siis tuleb see üks inimene välja, kes kunagi mingi 2 aastat tagasi aktiivne. Miks sa selle kanali kinni paned? Me ju mängime täiesti, mängime asjad ja see ongi see, et pool aastat pole keegi siia postitanud, et millest te räägite siin nagu, et okei, et ma leidsin praegu lahendus, mis toimib ja pole võtta pika peal. See mõte tuligi, et sul jagada 8 vist selles kommentaarist ja ma arvan, et see on... Ei, ma olen kokkuvõttes rahul, et see tuli kommentaar, et see tihti peale see asi on nii kaua kestnud, et ei ole enam, initsiatiiv ei ole enam nii suur. Jah, see on äge muutus selle Discordis ka. Nii, aga vaatame järgmises.
ei tohiks karta olukorda, et samal nädalavahetusel / samal kuul on mitu sarnast üritust. Kogemus näitab, et üritused siiski toimuvad. Erinevatel inimestel on erinevad ajad, vabad ja hobi on küllaltki hooajaline. Okei, ma olen nõus nii palju, et jah, samal kuul, kui üritused on fine, aga samal nädalavahetusel on küll see, mis on küll korralikult kodavates asju. Võib pisatast, et need see Maberiku, või ma oligi, ma arvan, et see Maberiku turniir oli samal Narvas ja Tartus on ja muidugi see Mabrik võib-olla natuke teatud mis ilaks on ja aga noh, me olime 4 seal, kuigi Mabrik tahtis mingit vähemalt 2 rohkem isegi. Et noh, päris palju potentsiaalset rahvast läks sinna Tartusse. Mitte, et nagu Tartus on halb midagi, aga lihtsalt siuke kurbat, et kui on nagu noh. Ja ma mõtlesin selle peale läbi ja tegelikult ma hakkasin mõtlema seda, et need inimesed, kes Tartusse läksid, neist oli võib-olla 2-3 inimest, kes oleks läinud Mabriku turniirile, et kokkuvõttes overlap oli tegelikult suhteliselt olematu. Ja need, kes Narva läksid, noh, mina oleks läinud ka Narva ja Kosmitiga, see on ka jälle 2 inimest, kes oleks Tartu asemel siis Narva läinud. Jaa, aga ma tahan kõik kolivad, siis kui Mabriku üle oleks selle 2-3 inimest juures, oleks palju edukamalt asi olnud. See 2-3 inimest on 50% praegu või mis seal oli kohal olid, selles mõttes oleks päris parem olnud nagu. Ja see on pigem ennukene kommunikatsioon lihtsalt, noh, kõik õppisime sellest, ma ütlen, et see ei olnud kellegi süü, see oli lihtsalt niisugune õppekoht, mida keegi ei osanud ette näha enam, kui see lihtsalt juhtus. Ja pigem lihtsalt kõik õppisime, panime ka servist reeglid, kui sa teed üritused, siis paned see teadus üles, et noh, minu eesmärk on alati olnud see, et kõigil on info avalikult saadaval, siis kõik saad ise valida, kuhu lähevad ja siis sa ka teised saavad vaadata ka, et millal teha, millal mitte teha, et lihtsalt ebaõnn. Ma ütlen, ma pigem ka, et kui võimalik üritame ikkagi erinevad nädalavahetused teha, kui samal kuul on, okei, see on fine, siit erinevad nädalavahetused. Aga ma usun, et me kõik oleme peale seda olukorda oleme natuke targemad nüüd. Jah, ma arvan, et sama nädalavahetused, kui on võimalik, kes siin korraldada üritusi, võib-olla siis pigem vaata see kalender üle, kas nagu on ja kui ei ole, siis on fine ja siis aga kuu on lamp. kuu ajal tehke, on hästi. Mängu peamine punktide saamisviisi tohiks olla, et seisma keset põldu objektiivi peal. Peaks olema mingi lahedam ülesanne asi, millega actionit teha. Kallis kuulaja, kas sa sellist asjast nagu Chapter Up Truth oled kuulnud? Seal on täitsa missioonid, mis on väiksed missioonid, mida sa pead tegema, mida OpenWaris ei mängita. Soovitan proovida. Need on need challenge'id? Ei, see on põhimõtteliselt, iga käik sa tõmbad 2 kaarti ja see annab sulle mingi väikse ülesande, kas sa pead kuhugi minema, midagi üle võtma, midagi tapma. Jah, sekundaris. Okay. Selles mõttes ongi, jah, kui sa mängid ainult OpenWari või niisugust asja, kus ongi, noh, põhimõtteliselt see, et mine punkti peale, ole see ja sul ei ole nagu väikse lisaülesanded, siis jah, see mäng tundubki nagu lihtsalt, et noh, läheb punkti peale, lihtsalt seisad seal. Sellepärast mulle mängib. Aga sa samas ikkagi seisad punkti peal, saad põldu seal mängus ju. Jaa, aga sul annab see ka, et sa pead minema, sa punktid minema ka match. Ei, ma saan aru. Miks mulle match veel meeldib, ongi see, et sa ei saa lihtsalt minna punkti peale lihtsalt seisma, et no nüüd ma olen siin, vaid sa pead mõtlema ka seda, et okei, kui mul tuleb mingi see kaart või kui ma pean keskele minema või pean minema äärtesse, midagi tegema actionit, noh actionit vähemaks võetud, aga lihtsalt, et peab midagi tegema või sul peab olema rohkem üksusi, see No Man's Landis peab rohkem üksusi, kui vastasel olema, siis ta sunnib sind liikuma, mitte lihtsalt passima ja olema kuskil ja tegema, et sellepärast mulle match meeldib rohkem. Ta ei baseeru nii lihtsaks, ta annab nagu sellise ekstra taseme sügavust juurde mulle. Ma arvan, et tiim, kes seda mõeldud on ka matchplay'd mängida koos on sekundaritega, lihtsalt ta pole nende sekundaritest nii palju mõeldud, sest ikkagi vaata main mission objective on need objective, mis on keset põldu selline on. Aga noh, aga see on hea point, et see sekundarid ongi mõeldud selle jaoks, et siis seda nagu vähendada seda aspekti. Aga ma ütlen nii palju, et aga ära mängi neid missioone. Tee näiteks mis ma nüüd panin viimati siin avatud sätta panin, need bunkeri missioonid, kus on või Crusade raamatud on täis igast missioone, mis ei hõlma selle punktide peale, et sul on päris asi, et mängigi narratiivseid missioone ja on fine, et see ongi, et see on see vastus. Jaa, tee ise missioon. Ei missioon on olemas. See mõttes vaata lihtsalt ringi. Kui ma vaatan, et siin Crusade raamat on, see pääst näitan sulle, et seal on täis ükseid missioone. Ma olen tean, ma vahepeal vaatasin Nahtmundi Crusade missioon, et lihtsalt A-mängud see panna. Et selles jällegi, me jõuame sinna punkti, kui sulle ei meeldi see missioon või mis on tehtud, võta inspiratsiooni kuskil mujalt, Crusade alt või tee ise. Sa võid välja mõelda, mingi ongi tapalahing, mingi umbes ambush ja kõik üritad üksteist ära tappa lihtsalt ja üritad põgeneda, et sa ei pea, see, et need raamatud minu jaoks on lihtsalt see, et kui sa tahad ise midagi põnevat teha, need on lihtsalt niisugune guidelines, kuidas teha, aga sa võid mängus ja kõike ise muuta ja teha endale lõbusaks nii, nagu et sul oleks tore ja sul vastas oleks tore. No, ma saan aru, et tihtipeale ongi see, et pole see, et kui GV pole öelnud, mis moodi mängida, siis ma ei mängi vaata. Aga GV on öelnud, kuidas mängida, nii et sa ei pea põllu peal seisma, ongi Crusade raamatud ja nii, et match play. No,
okei, mängi siis seda match-play mängu nii, et sa ei kasuta neid põhiobjektiive pole. On küll üks missioon. Turniiri tuleb üks, kus käik 4 kaob üks objektiiv ära ja käik 5 kaob teine objektiiv ära. No näed. Nii et see jääb ka keskele ja kodu. Ja kodu sa ka hoidma ei pea seal missioonis. No näed, siis eks ongi mängige seda missiooni siis. Siis ongi sekundarid ongi. Aga see ongi see, et peamine punktide saamisviis on siis näevad, et ongi nagu main missiooni punktide viis. Äkki ta teab sekundaridest tegelikult. Ei, ma ei usu. Aga ma saan aru, ja selles mõttes kokkudus on ikkagi, kui sa mõtled mängude peale, siis kokkudus ikkagi see on mingi eesmärk, mida sa üritad täita ja vahet ei ole, kas see keset põldu või siis ongi see, et sa oled mingi asju üle võtma või nii, et noh. See mõttes, et ma alati ka nagu see koopimismehhanism on see, et kuna ma ei mõtle neist objektidest kui objektidest, see on mingi füüsiline asi, pigem ongi see, et sa näitad oma domineerid alas ja hoiad mingit ala kuskil seal lahinguväljal, nii et see annab sulle siis selle nagu mingisuguse eelise, nii et sa pead olemegi selles alas, et siis vastasele denaida siis nii-öelda mingisuguseid ressursse või midagi, et saab seda nagu juurde mõelda, aga tegelikult ongi lahendus see, et mängi lihtsalt teistsuguseid missioone. Ja, või võtta enda fortification kaasa ja pane sinna keskele. et hästi tegelikult on selle narratiivi loomine on tegelikult mäng ise teha, et mina alati oma mängud üritan peas mingisuguse narratiivu, miks ma siin võitlen ja siis seda objektid panna ka loogiliselt kuskile, et miks siis need objektid on seal üldsegi. Võta lihtsalt reeglid ja eksperimenteeri, kuidas sulle tunduks lõbusam see missioon teha. Vot, Tank Shock võiks olla kas Faction Stratagem või eraldi keyword'iga Core Stratagem, mis ei oleks vehicle. Tank Shock Shockeeriv tank võiks anda Mortal Wound'i tasemel melee relvadele lööke juurde. See lõpp oli lihtsalt. Mida? Lihtsalt Tank Shock võiks anda Mortal Wound'i tasemel melee relvade lööke juurde. Tank, kung fu. No, siis ta oleks Tank Shock. Kui ta on natuke ette... Ma saan aru. See on jällegi natuke... Ei, ma saan see mõttest aru. Tuhinas kirjutatud kommentaar. Aga lihtsalt minu jaoks oli nii naljaks mõelda, kuidas see tank teeb kung fu'd. No, ta seda rohkem edas tagasi. kui enne kui ta ongi, kui ta muidu saaks ilma Tank Shockita, seda saaks tagasi 2 sööki, ta on 2 äkki näiteks, aga juba Tank Shocki, siis ta saab T6 edas tagasi rõnkut juurde. T6 tolli loogi. Edas tagasi saab juurde. Ei, selles mõttes, just Tank Shock on suht äge satagi. Okei, võib-olla ta peaks ära võtma Valker tüüpi masinatel, et oleks nagu tankidel või see on jällegi see, et on monsterid enne, et on just näivilike see, millel on väga halvad melee relvad, ehk siis sul ongi see close combat, need ongi need treidid ja asjad, mis on see close combat weapon, mis on mingi mitte midagi, et tank saab ikkagi teha midagi charge'ides, et Tank Shock on minust suht äge satagim tegelikult. Jaa, ta on äge strateegia, aga ma nõustun selle osaga, et need core strateegia meil tegelikult peaks olema faction specific. Mulle ei meeldi core strateegia, siis seal on väga palju asju, mis nagu tunduvad liiga üldised. Näiteks Tank Shock, natuke liiga üldine asi ja grenade ma pigem annaks kellegi teisele, smoke screen ma annaks ka nagu... Mulle ei meeldi core strateegia. Mulle meeldib nende idee, aga mulle ei meeldi, et nad on kõigil avatud. Nad võiks olla vabalt mingi spetsiifik asi, et näiteks Iron Hands'ide detachment saab Tank Shocki, kellel teisel seda ei ole, et nad on pannud overpowered oma tanka asju või smoke screen või on mingi Phobos armusel või... No smoke screen tegelikult oli vanasti Wargear, ehk siis maksid mingi 5 punkti, et saada endale smoke'i võimekus ja siis oli armee põhiline. Et see mõttes. Aga eks ma saan aru, aga mul on nagu see ongi core satagi mõte ongi, ta on üldine, mis siis sobiks nagu seda küll. Kõikide asjadele. Ta ei ole halb, aga ta on nagu... Ta ei ole mu lemmik. Jah, jällegi mingi autoground on vist kõige mõtetum satagimist kooridest. See on see, mis annab 6+ innuli mingi kaveri ja midagi. Mul Dikooris saab seda tasuta teha, nii et ma vahest ikka kasutan seda. Ma ei tea, minu arust on nagu... Mulle nagu see meeldib, et see on... Ja mulle meeldib ka tegelikult see, et nad muutsid siis sellest... See muudatus on paremaks teinud selle, et nüüd on see tanki toughness, vaata, mitte see tugevama rünnaku relv, mis tal on, vaata, et siis olidki mingid murderfängid ja mingid brutaalist reetodid olid mingid murderhouse'id, nii et see on nagu parem, et neil on toughness on väiksem ka, ongi loogilisem. Jaa, me võiks saada selle 5+ pealt 4+ peale muuta. Selleks on granaadid. Jaa, üks päev oli, ma järjestasin 10 täringut, mul oli ühte 5+ vaja, ma sain ühe 5+, ma olin väga õnnelik. No tekitab rõõmu kasul. Jah,
aga ma ei tea, mis ega üldjuhul võiks nõustuda, et tegelikult on kontseptid, on äge, aga lihtsalt peaks siis kuidagi mudima seda või? Kui ma võtaks selle, et võtaks Tankshocki ära, et mingi melee-relvade juurde lisada, siis ta ei saa oleks core strategy enam. Sest vaata, sa ei saa taule anda melee-relvadele, et üks mudel saab kasutada umbes, see ei ole core. Ei no see, et sa annab melee-relvame attack juurde mingi Tankshocki. No okei, see on tegelikult on imelik, et mis ei oleks vehicle. See ongi eraldi kivürdiga koostada, mis ei oleks vehicle. Mida siin mõeldud on? Et tankidele ei saa Tankshocki anda. Et ei oleks siis mingisugune mass, mingi supercharge siis panest atagimi, siis sa saad mingi attack juurde kõik vahetele, mis üksust on siis. No jällegi, see on jällegi need armeed, mis on puhtalt laskmise peal, need ei saa mitte midagi, sest ta ei saa nagu koori väga ei tööta. No jah, aga praegu on see Tankshock sellise kujul nagu ta ongi see, et sul on suur kuubik tank, vahet üle, kas ta on tulnukat oma mis iganes, saab ikkagi otsa sõita kellegi ja haiget teha. Siis kui ta praegu saab otsa kellegile, siis ta teeb oma mingid 3 rünnakut, hitib ka 4-dega või 5-ga ja siis ongi see, et nad ei pea mitte midagi. See on Tankshock annab võimaluse või siis ongi see, et kudadad mingit valkrit või eriti mingit melee viikilit, et võtta ära see. Saad on mõttest aru. Et see ongi sadagi, mis on siis gun-platvormitel. See on see võib-olla, mida mudiks võib-olla. Et sa ei charge'i sisse, vaid lööd ja no okei, see võib, mõtet on seal Spacemaniinide tavarelvastus on hetke liiga nõrk. Vastane peaks kergendama ohkama, kui kuuleb, et ma tulistan tema vägade pihta pühadest polteritest. Tere tulemast Spacemaniinide põrgusse. Me võtame nüüd tagasi paar editionit. Kui Primairist tulid, kõik Space Marinid olid ühe woundised, siis kõik, kellel oli probleeme, Space Marinid surevad liiga kergelt. Mis juhtus? Tehti 2 woundiseks. Okei, päris hea muutus. Aga siis oli Space Marinid said jälle mingi liiga tugevaks, mis oli neil, kas see Inhuman, mingi asi, et Transhuman Physiology. Jah, mingi -1 wound või midagi taolist. Ei saa woundida ainult 4+-idega. Jah, 4+-idega woundida. Ja siis oli nad liiga tugev. Siis pandi jälle damage 2 relvi mäng täis. Nüüd on jälle see probleem. Space Marinid liiga surevad liiga kergelt. Space Marini needius on alati see, et sinu pealt võetakse kõik muud asjad. Siin võrreldakse kõige muuga ja vaadatakse, kuidas see võiks ülejäänud süsteem olla. Sinu relvi vaadatakse, sinu relvad ei saa kunagi olla kõige tugevamad, sinu vennad ei saa kunagi olla kõige tugevamad. Space Marinid on ja jäävad alati tugevalt keskpärasteks. See on see, mis nad on mängus, mida ma olen alati tundnud, et mängus, mida nad teevad ja mida nad on, ta ei ole kunagi, kui sa oled kunagi väga hea, siis see on ajutine efekt. Okei, ma siis keskendun rohkem relvadele. Et Tom rääkis võib-olla üldisemalt, et ma nagu natuke nõustu ka, sest et kui me räägime Polter, siis on Polter siis Space Marinide nagu siis põhirelv, mis antakse igale ühele, ehk siis ma arvan, et see Polter, mis on siis tavaliste intercessortel, ma ei mõtle seda ability, et nad saavad mingi topet lasku, vaid see profiil, et neil on strength 4 fine, mingi 2 lasku, mingi mõned kiivjärjed veel, mis seda paremaks teevad, aga mis muudaks, mis on minu jaoks teeb selle okeiks, on AP1. See AP1 on see, mis see Polteri asi on ja kahjuks on see, et teistel mariinidel, näiteks minu nüüd Grey Hunterid, kes tulid, neil on mingid Bolt-karabinid, neil AP-d ei ole. Et noh, ka minu on kõikidel Bolt-Gunni laadsetel asjadel võiks olla AP1 suures. Et see teeks Polteri minu jaoks mulle fine, sest mis see Polter on, see Sentinel on ka fine, ta ongi mõeldud siukse iha hävitamiseks või pehmete sihtmärkide. Ja kes sul on pehmete sihtmärkide, tihti peal ongi mingid Eldraid, Toughness 3, Imperial Guard, Toughness 3, mulle fine ja nende jaoks ongi mõeldud. Neist inimesed tihti peal ei mängi võib-olla nende armees võib-olla, siis see tundubki, et see Polter on mõttetu vaatan. Et ma arvan, et Bolt on ise või siuke nagu relv on ise nagu on fine. Asi, mis mulle meeldi on, mis on nagu minu jaoks nõme, on autocannon. See AP1 on seal, on natuke nõrk, et pangi AP2 peale ja siis ma oleks ka rahul. Ja ei üldse, nüüd kõik need autocannonid hästi palju on neid strength 6 AP0, 1 damage autocannonid, see on nagu... Ei, ma mõtlen autocannon, ma mõtlen see pöörle versioon sellest. See pöörle, see on assault cannon. Jah, kogudes sama jällegi, ta peaks põhimõtteliselt sama moona. Ei, autocannon on kiiruse kaur. Autocannon laseb nagu pum, ta laseb, see on see, mis Predatori peal on autocannon. See teine, mitte läscannon. Ma ei mitte läscannon. Jah, aga sa mõtled ju seda keerlevat, see on assault cannon. Jah, kas need kasutavad sama moona või, mis nagu Portlerid?
see vist on, jah. Aga Boltoniga ma mõtlen autocannon on see, mis on nagu... Ja see pikatoruga, jah. See pikatoruga, see on mingi strength 9 tavalist peaks olema. Ja Damage 3. Jah. No see on AP-1. Jah, see võiks AP2 olla, nii. Okei, jah, see Assault-Cannoni asi võiks olla... Kui ta on sama moon on, siis ta võiks ka AP1 olla, ja oleks ka probleem lahendatud. Jah, eriti nüüd, kui see on kaverit väga lihtne saada ja termikad on kõige nutusamad. AP0, Strength 4, AP0 relv. Need Stormbolterid. Need ei ole isegi mõtet lasta nagu selles mõttes, see on nagu kõige nutusam asi üldse nagu lihtsalt enda aja raiskamine. Jah, et ongi, et tegelikult nagu häid näiteid seal mariinide ongi see, tegelikult ongi see Interest Boltgun. Bolt Rifle, mis nimi on. Et see AP1 on tegelikult seal. Ja Thousand Sunidele ka vist oligi AP-2 relvad ja seal on ka tõesti, nad toimivad väga hästi ja seal on nagu näha, et see on see suur muutus. Aga teile tulema Space Marine mängiv ehk, kui selline muudatus tehke, siis kõik terve internet karjub, et miks jälle eelistatakse Space Marine nii hästi või nii palju, et kui Space Marine palvad, siis kõik, sa kuuled kõikjal seda. Kokku on ka ainuke asi, Boltgunid AP1 peale kõik, mis on maailmad ja autocannon ka AP2 peale, siis Assault-Cannon AP2 peale, siis on maailmas korras. Okei, Meltagunid peaks tõstma Toughness Strength 10 peale. Melta on nimelik praegu. Melta on kohutanud. Melta on väga imelikus. Aga siin jälle samamoodi tulevad mingi Eldarid, kes tulevad nagu rerollin kõike, ma ei maksa mitte midagi ja ma teen selle 6 ja siis mul on kohe automaatselt 6 ja kõike. Just nii. Kuule Eldarid. Nii minu korda, jah. Rohkem inimesi peaks mudeli aluses serva paremini värvima. Olen nii palju kordi näinud tõeliselt ilusti värvitud mudeleid, mille aluses serv on aga ebaühtlase ja läbipaisva kihiga värvitud, rikkudes mudeli üldist kvaliteeti. Jah, ma olen nagu, ma arvan, et ise olen üks neist, kes seda nii teeb. Kes ei väga ei pane rõhku selle mudeli ääre peale, mis seal all lõpuks on. Minu jaoks see on väga oluline. See ei võta üldse kaua aega teha, lihtsalt korra pintsiga üle ja ongi valmis nagu... Ma saan aru, et inimene on teinud, vaata, aga ta on nagu mingi, kas siis on värvliige vedel olnud või mitte vedel, et jääb sul tükiline, et mul laiskusest võib-olla mõni võib olla jäänud siukse koledama äärega. No see, kui on ikka tõesti kole äär, siis ega see mudelis ka enamasti väga tihti midagi vaadata ei ole olema ausalt. No aga siin on öeldud, on väga ilus mudel olnud. Seda ma ütlengi, raudselt oli minu oma vaata. Mul oli väga ilus mudel, aga äär oli siit alvasti eritud. Aga see on minu soovitus. Andke inimestele teada, ärge hetkesse enda teada, et kuule, tägi inimene ütleb, kuule, et väga ilus mudel, aga tead see äär. Tee paremini. Jah, nagu ärge hetkesse teada niisugust asju, sest inimene, sa ei pruugi ise tähelegi panna, et sa niisugust asju teed ja see on tegelikult tore, kui keegi ütleb sulle ära, et kuule, et joo, tee paremini. Jah, nagu on siin, nagu mina käin pinda inimestelt, et puurige oma vintrabadele. Ei, need ei ole olulised. Nagu sina käid pinda, et moldlainid on olulised. Ja tegelikult võib küll jah, ikka puurig ikka. Ta annab päris palju juurde. Annab ikka kõvasti. Hea mängudisain on võrdselt tegevus igast käiguks, mitte see, et on väga action küll on round 2, mis otsustab kogu mängu. Siin ma küsiks inimese käest, et kui paljud oma mänge võidab ja kui kiiresti need mängud läbid on. Sest mul on ikka tunne, et inimene üritab teine käik alfa strikeida ja see mäng otsustabki temaks ära. Ma ütlen nii, et alguses, kui ma alustasin mängimist, mul oli ka väga tihti see, et ma nagu pigem selle asemel, et nagu mõelda läbi, et ma pean seal terve mängu tegema, ma üritasin teine käik võimalikult palju tämmi teha, võimalikult palju petti jõuda ja tihtipeale, kas ma kaitsin või ütlesin kiirelt, et tihtipeale nagu peale seda, kui teine käik hästi läinud, siis see mäng oli minu jaoks nagu suht läbi ka, sest ma olin nagu nii palju ennast välja toonud ja nii palju ette toonud ja lihtsalt võib-olla pigem see, et mäng on ikkagi mõeldud 5 käigu peale, aga sina lihtsalt ise surud selle liiga kiiresti, tood oma asjad välja ja sa ei mõtle nagu pikema perspektiivi peale. Jah, siin jällegi on võib-olla, võib-olla on ka see AOS-i kohta käib võib-olla ka 40K kohta mängudega, mida ma puutunud olen ja ma ei tea, mis mänge siin inimene nagu ja siin oleks hea, kui oleks mingid näited juures, aga kui mäng kestab ka 4 raundi, siis paratamatult see, et esimene raund sead ennast üles, teine raund on see suurem action ja siis 3. raund on väiksem action, see on lihtsalt paratamatult, raundide nagu see skaala. No üldjuhul 4K-s üldjuhul on kas 3. käik on see, kus on see põhirämbel tegelikult ja see, mis ta kaalikaussi võib kallutada. Aga see ongi see, et kus see teine raund on, saab otsustavaks, ongi tihti see, kui puudu natuke mängukogemust. Ja taktikalist mõtlemist võib-olla. Jah,
aga äkki on pensioonil on varem taktik. Jaa. Nii et äkki sa peaks On pensionuursi proovima. Et selles mõttes, et no see on tegelikult nagu muid aspekte ka, palju maastikku kasutatakse, kui me räägime 4G kontekstist, et see on ka oluline. Nagu ise mainis ka ongi see, et kui sa saad endal selle teise käigu üritad kohe vastas maha lüüa, aga kui sul see käik hästi lähe, see ongi see, et oih, ma nüüd kaotasin teine käik, sest et ma ise tegin väga riskantse nagu otsuse ja see nagu ei riskavad väärt seda ja ma kaotan. Ja, just hiljuti meil üks mäng, kus põhimõtteliselt esimesed 3 käiku me kumbki skoorin primary asju, sest see oligi see missioon, kus 4. ja 5. kaob üks objektiiv ära ja ma ei hakanud üldse punkti peale minemegi, alles 4. käik hakkas põhimõtteliselt mäng pihta, sest siis hakkasid need põhipunktid tulema ja siis ma hakkasin alles välja minema ja ma mängisin hästi kaitsvalt, siis ma teadsin, et kui ma välja lähen, ma saan kohe pähe, sest ma ei suuda tema liikumist nagu, ma mängisin Eldari vastu, ma teadsin, ma ei suuda tema liikumise vastu teha, et tema dikteerib seal mängu tempot, ma pean hästi kaitsvalt mängima. Ja siis ma olingi alles 4. käik, hakkasin tegutsema, et okei, ma olen teisena, siis ma saan nagu seda teha ja seda, et siin pigem ka tundub nagu get good. ma nagu nii karmitus, aga ma arvan, äkki oli vähe maastikku lihtsalt. Ma arvan ka, kui vähe maastikku on, siis lihtsalt jah, sul ongi võimalik sa vahend vaatad neid pilti ka, siis vaatad seda, et okei, no seal jah, teine käik tuleb välja, esimene käik peitis, teine käik tuleb välja, laseb kõik maha ja ongi mäng läbi, jah, siis ongi mäng läbi. Nii, nüüd tuleb see kõige huvitavam punkt, meie viimane punkt ka. Warhammeri universumi lahjendamine eesmärgiga, et tuua rohkem mängijaid hobisse pole õigustatud, read female custodies. Hobi ei pea kõiki kõnetama, vaid ta peab olema loodud ühe konkreetse sihtgrupile ja just seda sihtgruppi kõnetama. Kui laiendada sihtgruppi liiga palju, muutub setting liiga pinnapealseks, ei loe, et äriliselt kasumlik. Selles kogu probleem ongi, et bottom line õigustab paljude silmis Warhammi hinge õõgestamist. Ma olen nüüd natuke see arvamus suutnud läbi seedida, sest minu jaoks tekkis korra klamp kurku, kui ma lugesin, et read female custodies, mul oli see, et miks see sind häirib? Selles mõttes loori mõttes nad ei ole, ma nõustun, et GB ei teinud seda kõige paremini, kuidas nad female custodiesid tutvustasid, aga kui mõtleme custodies loori pooli, siis nad põhimõtteliselt võtavad mingi suvalise venna lapse ja siis nad põhimõtteliselt kardinaalselt teevad ta DNA ümber, ta ei ole enam inimene, kui ta see lõpetab. Ja see, et kas ta on kunagi mees, naine, tehniliselt öeldes poiss või tüdruk, ta on see turvises, mis vahet seal on? Selles mõttes, kui see kaed, kus toode see pea kiiraks, kas sa teeks vahet, kes seal on, siis ma usun, et nad on nii ära töödeldud ja nii musklis, et nad ei tee lihtsalt mitte mingit vahet. Kui see sind häirib, et mingi naiste puhul on nagu rohkem tuuakse hobisse, nagu tuuakse nagu representationis, sest kui me ka mõtleme, kui palju on naistel nagu, palju meil üldse naishobitajaid on, kes tunneks nagu see, et tunnevad mingi Armeenia kõnetab, meestel on väga palju versioone. Naiste puhul vanast oli Sisters Battle, supermodellid, Power Armoris. Ja see pärast kõik, nüüd on meil Geidianid olemas, nüüd on Custodiasid olemas, ja vabalt saad teha oma armee, kus sa paned nagu selle, et ongi, ma ei tea, viimal Custodias. Ma olen kuulnud ka punkti, kus inimesed ütlevad, et seda võeti Sisters of Silence'i arvelt, et umbes, et sellepärast nende loori ei ole. Ei, nende loori ei ole, sest keegi ei huvita neid. See ei ole kellegi arvelt tulnud, neid lihtsalt ei huvita Sisters of Silence, see on nagu niisugune. Ma saan aru, miks ollakse pettunud või kurjad selle peale, sest et inimene on tulnud mingisuguse eelteadmisega loorise, kui sul oled süvenenud sinna midagi ja väga sees selles, kui tehakse kardinaalne muutus, mis tegelikult võib olla natukene see, et sul on, siis tegelikult kuskil looris on Iidama saadamast on palju tulnud, et neid Custodias võetakse siis kõrgklassi poissrahvas, kõrgklassi poiss on varem öeldud, et ma saan võib-olla nagu aru, okei. Minu jaoks on see... See ei olnud hästi tehtud, see oli halvasti tehtud. See oleks olnud palju paremini teha, kus inimesed oleks võtnud see paremini. Kas seda vaja nagu oli, kas seda on vaja repressioon, selle nagu representimise teema on nagu üldse minu jaoks natukene nagu üle leierdatud, sest okei, tegelikult mina tulin ka, ma valisin ka Space Force sellepärast, sest ma ise olen ka üks suur roidi täis kosmoseviking ja et tundsin samastusin kellegi. No vaata, see ongi see, minu jaoks on see... See oli nagu nali, ma saan kasmiga öelda, et aga selles mõttes, et okei, võib-olla on oluline, ma ei pane seda pahaks. Aga ma saan ka sellest loorimast aru, et tegelikult kui veel, mis on tulnud, on see, et nüüd Eldari koodeksitega
need Bonesingerid, et siis mis tegelikult võib olla, kes Eldari fänn suur tegelikult on ju, et see võib selle loorile päris siukene nagu põnts olla, sest et alguses varasem loorist oli see, et eks Bonesingerid, eks siis mudisid Wraithbone'i. Alguses enne seda koodeksit, siis nad põhimõtteliselt said luua mitte milleski mitte midagi, mis on päris suur nagu äge asi, sest et võimas asi on ju. Ja praegu see uue koodeksiga on siis see, et nad teevad ikkagi vaja mingit mineraari, midagi, mis siis Bonesingerid on põhimõtteliselt nüüd ongi nagu pottsepad või keevitajad on ju, et nad ei ole nagu enam erilised on, et jällegi see Eldarite kogu see loor on ka, et kui nad olid siis oma kõrge aja, siis nad tegidki mitte milleski mitte midagi, nii et see nagu oli nagu ma nagu mõistan seda, aga samas jällegi et kas nüüd väga nagu kurjaks ja vihas minna või kedagi nagu et läbi interneti kraaklema hakata sellele, kas see on vaja. Ja ma naljaks olegi, ma hakkasin vaatama see viimal, kas toodus üritasin meelde tuletada, mis see nagu draama oli kõik asjad, siis ma nägin kõik need kanalid, kes rääkisid, olid väga teatud tüüpi, kes on nagu mingi teab internet critical thinker ja nükest tüüpi kanalid, siis kõik olid sellised kanalid, mis seda arutasid. Ja siis ma jäin ka mõtlema see Eldari asjade peale, mis oli tegelikult minu jaoks palju suurem muudatus nagu. Ei saanud, minust on ka see palju suurem. Siis oli see, et lihtsalt okei, tehti. Ei, Eldari mängid olid ka päris tagajal. See mõttes, et ma olen, minust see on nagu suurem muudatus kui see, et on nüüd Fems toodesed on ja nagu. Aga okei, see oli ta üks point. Väga halb näide, aga sellega ma ei nõutu kohe üldse, et hobi ei pea kõiki kõnetama. See on nagu, see hobi on kõigile. Ma mingil määral natuke pean nagu minimaalne kiitmine tegelikult on nagu tervislik. Minimaalne küll, aga kui sa ütled lihtsalt, et ma tsiteerin teda, vaid ta peab olema loodud ühele konkreetse sihtgrupile just seda sihtgruppi kõnetama. Mis see sihtgrupp on? Seda ta ei ole pannud, aga arvestades seda, kui viimal kas toodes on näiteks toonud, siis ma arvan, see sihtgrupp ei ole selline, kellega ma väga suhelda tahan. Et see mõttes, ma tean, kes see sihtgrupp on. Minust sihtgrupp ongi see, keda see praegu see olustik hobilikkus kõnetab ja see ongi sihtgrupp. Ja see ei ole nagu mitte inclusive või mis on see nagu ennast, see ei ole kinnine seltskond või ja kui me mõtleme üldse nagu selles nendele retconidele, mis toimub, siis minu jaoks on päris huvitavam see, et Rogot on dark. Mitte mingit loori, mitte mingit info, kus on tulnud. Lihtsalt see suur rift happened ja nüüd on Rogot on dark. Ma uurisin, ma otsisin taga, et okei, kindlasti mingi loor taga, mingi STC leiti või mitte. Ei, see on lihtsalt, see on alati olemas olnud. Ongi jah see, et see on minu jaoks palju veidram kui see, et tehti mingi väike minilugu nagu, see on nagu, see ei blew my mind nagu. Ei unust kus toodesta see lühilugu, mis tal oli see koodeksiga välja, mis ta nimi oli sellel naisterahva, kes seal mällas, oli päris äge. See mulle ka meeldis. Ja siis Warner Plussis see episood, kus ta seal käsutab nüüd Space Marine seal kuskil see animatsioon, kes näidan, see on päris okei. Kui animatsioon näljaks oli, kui ta kiivr peas oli, siis ma ei teaks küll vahet, kes... Ta oli ilusad silmad. No rohkem väljendus sellised inimesed, kes on nagu see, et ta on nagu nii pettunud võib-olla kas just mitte mängus või millegi muus ja lihtsalt elab oma frustratsiooni selle peale välja, et see asi, mis talle nagu meeldib, on nii palju muutunud, et ta ei suuda enam muutusega kaasa minna ja aru saada, et võib-olla lihtsalt tuleks paus teha, võib-olla midagi muud vaadata. Aga samas ma saan ka aru, et muutuse pärast on ka lampi. Ta ei ole minu jaoks muutuse pärast. Ja samamoodi, miks mulle meeldib ka see, et Cadian Upgrades Blues on ka nüüd, saad teha female soldiereid. Jaa, ei, see on äge muutus, aga Loorergi on kogu aeg olnud seal, see ei ole nagu uut. No ma mõtlen, see tehti halvasti. Oleks võin paremini olla. Ja see ei mügi, ma olen nõus kuidagi, ongi kas, ma arvan, et kõik oleks happy told, kui lihtsalt kuskil oleks väike lõik, et kaab lihtsalt aretas mingi äged asja välja, nüüd on olnud. Jah, et umbes see, et tegelikult me saame, et või juhtus mingi õnnetus, et me peame võtma selle naiste rahvad ja asjad, et mingi hetk juhtus ja siis tuleb lõpuks välja, lihtsalt tulebki välja, et okei, tegelikult see on olnud niimoodi, aga me oleme üritanud varjata seda, et ei oleks nagu tead. Või siis tegelikult oli keevildi kõigist. Lihtsalt paneme sisse ja läheb rahuneb maha koja pärast. Jah, selles mõttes. Nüüd ongi nii. Oleme ausad, ega kedagi väga enam ei kotti ausad. Ei huvita, tuli ja läks. Tahaks teada, kes selle kirjutas. Aga see on anonüümne. On küll, jah. Ei, ma saan aru, ma mõistan täiesti inimesi, sest inimesed on pühendatud oma aega ja raha hästi palju seal hobis, kui tuleb, et ma mõistan, eks siis.
ehk siis mulle tegelikult ei meeldis, kui see oli retcon, see on loori järgnevalt oli see, et kui Space Wolverid oli see, et Primarisega nüüd nad saavad teha neid successor chapter'id. Nad enne ei saanud. Mulle tegelikult see aspekt ei meeldi, nad saavad teha. See tegi need eriseks, et nad ei saa teha nagu neid successorid. Et see mulle ka tegelikult ei meeldi nii palju. Space Wolfidele? Jah, Space Wolfidele. Jah, see on pigem see, et inimesed nii tegid, et siis on nagu loori ma saan aru, miks tegivad, aga mulle meeldis see aspekt, et nad ei saa vaata. Eks meil ka igas mängus, igas asjas, mis meeldib, mis läheb piisav suureks, juhtub asju, mis Ja see, et sinu jaoks, see ongi see, et tema jaoks ütleb, et see ei ole loet järgi kasumlik, siis paratamatult GW on firma. Ma arvan, et see kommentaar peaks ägedamalt, kui see näide oleks välja jätnud. Või oleks Bonesingeri teemal sinna, siis ta oleks nagu tõsiselt võetud võib-olla. Minu jaoks, isegi kui me jätaks selle kommentaari välja filmikus toodet, siis lihtsalt kogu see alatoon nagu see, kuidas peaks gatekeepima ja peame jätma kõik nii nagu on ja mingid muudatusi ei tee ja niimoodi, siis mul ei lihtsalt see ei istu see viis, kuidas ta ennast väljendab siin. Jah, aga mul on hea meel, et see inimene vähemalt kirjutas tegelikult. Jaa, selle jaoks ongi kummad võtted. Selle jaoks ongi, et ta sai oma hinge välja öeldud ja sa võid öelda ka, kes olid. Taastame kõue kuppli ainult selle pärast. Jaa, kõue kuppel oli, mulle meeldis kõue kuppel. Mul on kahju, et ära läks. Jah. Aga ma arvan, et see oli kõik, jah? Jah, see oli kõik. Viimane teema läks võib-olla natuke niisuguseks kurvaks, aga niimoodi, nagu me ütlesimegi, see oli see kõige kuumem võte ka ja see oli tõesti kuum võte. Jah, aga lõpetuseks, Tom, mis oli sinu lemmik kõige kuumem võte tänasest päevast? See oli mitu tükki niisuguseid asju, aga minu jaoks võib-olla see oli see, et Fortification võiks tasuta olla, see võttis meil võib-olla kõige rohkem ketti skeema, sest miks sa tahad sellist asja? Miks? Ei, ära taha. Mu lemmik, ma arvan, mis võid lõpusamad oli ka tegelikult oli see, et One Base Rules, Grimdark Future on taktika, mis palju parem mäng kui 40K. Et see tekitas meil päris arutelu tegelikult natuke. See on veider jah, selles mõttes, et ma ei ole isegi kedagi enam aastaid pole näinud, isegi seda mängu pakkumaski enam, vaid... Ta korraks oli siis populaarne isegi mingi nädal. Jah, üks nädal oli, kus üks Fulgrim oli ja Juhan mängisid ja siis need 8 mängisid, aga siis see kadus ka ära, sest olema ausad, ega tal on kondisüsteem olemas, aga minu jaoks on see, et tal ei ole mingit väga liha seal peal. No tegelikult ongi niisugune, kui sa oledki inimene, kes ei taha reegli muudatusi ja mängib üliharva ja sul on need 40 mudelid on, siis võta see ja... Mis mudelid ja teises mängust asjas seda kasutada. Ja fun, ma sanon, neil on ka muud süsteeme nagu mingi fantasy taolisi. Mõnest Age of Sigmar on olemas, Kill Team on olemas, Warcry on minu teada olemas, et põhimõtteliselt kõik need põhimängud on toetatud. Et lihtsalt ongi see, et kui Discordis ongi pigem on, võib-olla sa mängid seda tühjadamini ka vaata, aga lihtsalt Discordis on lihtsalt meil, kes mängivad nagu võid sügavaid mänge rohkem. Põnev, toredaid mänge. Toredaid mänge. Ei, kindlasti see One Base võib olla tore, aga see lihtsalt ei ole meie jaoks. Jah. Aga nüüd ongi jälle konn kastis ja loodetavasti kuulajad sulle meeldis ja oli tore. Anna meile teada kommentaarides, kuidas meeldis, mis sulle meeldib, mis sa arvad, et miks meie arvamus halb on, selles võib ka täiesti vahel kirjutada.